Shalom ja tere tulemast tagasi. Olen Eha Lõhmus ja me jätkame teise osaga sellel teemal, mille ma nimetasin Basar Echad või polügaamia, ehk siis üks liha või polügaamia. Ja me lõpetasime eelmise osa, näitasime, et see polügaamia pärast seda, kui Abrahami naine Saara otsustas vahele sekkuda inimlikult selleks, et saada endale siis seda järeltulevat sugu, mida pidi olema nõnda palju nagu liivamere rannas ja tähti taevas, et ta otsustas tegelikult vahele sekkuda ja pakkus oma mehele Abrahamile nii-öelda seksuaalset suhet oma teenijannaga. Ja ilmselgelt ei olnud see mitte vaimne ühendus, vaid see oli puhtalt ja pelgalt seksuaalne ehk siis lihalik selleks, et saada lapsi. Ja me vaatame nüüd neid paari kirjakohti, mitte kõiki, aga mida võib-olla kõige rohkem kasutatakse selleks, et kinnitada või siis väita, justkui oleks polügaamia Jahve parim tahe, justkui ei oleks olnud teist võimalust. Ja üks nendest on meie üleilmsest Toora portsjonist. See on 5. Moosese 17 ja 17, kus eesti keeles on tõlgitud ja ta räägib siin tegelikult kuningast. See on see koht, kus on antud seadused kuningatele. Sest kuigi Jahve, nagu me eelmises osas rääkisime, et ma kasutan tema nime Jahve, mille ta ise endale andis, tiitleid on tal mitmeid, kõige väeline, looja, rahuvürst, lunastaja, Iisraeli püha, aga ainult üks on nimi. Nii kui ka inimesel on mitmeid tiitleid ja mitmeid ameteid, aga nimi on üks. Sellepärast ma kasutan tema nime, mille ta ise endale andis, Jahve. Ja siin ta ütleb, et ta annab kuningatele seadused ja käsud, sellepärast ta teadis ette. Siin on üks põhimõte, mis seostub selle polügaamia teemaga, et on lihtsalt mingisuguseid asju, mida tema oma kõige väelisest tarkusest teadis ette. Ta teadis ette, et Iisraeli rahvas on ümbritsetud pärast seda, kui nad on Egiptusest välja toodud, nad on ümbritsetud sellel Kaanani maal võõraste rahvaste poolt. Ta teadis seda ette oma suures tarkuses, et teiste rahvaste ebajumalad mõjutavad Iisraeli käitumist. Ja sellepärast Iisraeli rahvas või lapsed hakkasidki nõudma endale kuningat, sellepärast et kõikidel teistel rahvastel oli kuningas. Ja neil ei olnud piisav sellest. Ja nagu me teame, esimene Saamoli raamat algabki nagu sellega, kus ta tegelikult, mitte esimene raamat jalgab, kus Saamuel kutsuti ja ta tegelikult hoiatab, ta ütleb Iisraeli lastele, et te olete hüljanud oma päris ainsa kuninga. Ehk siis te olete hüljanud Jahve, et te olete tahtnud endale kuningaid inimeste seast. Siis lasta siis olla nii, kui te just nii väga endale seda tahate. Aga see ei ole teile hea. Ja siis ta andiski siin tegelikult ettenägelikult selle seaduse ja ta ütleb kuningale, et tema ei tohi, eesti keeles on ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Ja siis on veel see, et ta räägib, et ärgu võtku endale nii-öelda Egiptusest hobuseid. Paljud hobused oli samamoodi midagi, mida kuningal ei tohtinud olla. Aga kui heebrea keeles seda salmi vaadata, 5. Moosese 17, siis see tõlge ei ole mitte, et ärgu võtku endale palju naisi, vaid et ta ütleb, et see kuningas ei tohi rohkendada naiste arvu. Mis võib ka tähendada, et ta ei ütle siin konkreetselt, ärgu olgu sul rohkem kui üks. Aga ta ütleb, et ära rohkenda naiste arvu, et ei taganeks usust. Kui seda ei saa võtta kui keeldu, et sa ei tohi omada ühte ainust naist, seda võib tõlkida kui soovitust, mitte võtta rohkem kui üks naine. Igal juhul on see siin lubav tingimus. See on lubav, nagu ta teatud asju on läbi terve heebrea pühakirja, läbi terve piibli lubanud.
Aga siin on väga selge hoiatus. Mis siis juhtub, kui ta rohkendab naiste arvu? Ta ütleb seda, et mitme naise pidamine toob endaga kaasa probleeme. Ja selle halva eeskuju annabki meile kuningas Salomon, kuningas Shlomo. Esimene kuningate 11 peatükk 3-4, sellest muidugi esimene kuningate raamatus on ka rohkem juttu. Aga seal ta just räägibki sellest, kui palju oli kuningas Salomonil, Shlomol naisi. Ja see on just nimelt läbiv teema, et kõik mitme naise pidamised lõppesid katastroofidega perekondlikus mõttes. Pidev rivaalitsemine, verepilastus õdede, vendade vahel, sest paljudel oli küll üks isa, aga neil olid erinevad emad. Ja 5. Moosese 21.5 on teine kirjakoht, kus räägib konkreetselt 2 naisest. Ja meil on tõlgitud, et kui ühel mehel on 2 naist ja ühte ta armastab, aga teist ta vihkab ja mõlemad sünnitavad talle pojad, siis see on olevikus. Aga heebrea keeles on see ilmselgelt minevikus. Teiste sõnadega, et kui mehel on olnud 2 naist, ühte ta on armastanud rohkem, teist ta on vähem armastanud. Ja need on talle sünnitanud pojad. Selle kohaselt võib täiesti olla, et esimene naine on surnud. See ei ütle, et tal samaaegselt oli. Ta võis olla ühest lahutanud ja võtnud teise. Või esimene naine oli surnud ja teise oli võtnud. Sellepärast, et selle kirjakoha kontekst, see ongi nüüd see, millest ma ka varem rääkisin, et me ei saa välja kiskuda tegelikult üksikuid salme kontekstist, vaid selle kontekst, selle eesmärk on reguleerida erinevatelt naistelt sündinud laste pärandit. See fookus ei ole siin sellel, et tal on olnud üks naine ennem ja nüüd on teine naine, et tal on olnud mingisugustel aegadel 2 naist, vaid fookus on selles, et need pojad või tütred, kes on nii ühest kui teisest naisest sündinud, peavad saama ühesuguse kohtlemise osaliseks. Selles on see fookus. Ja sellepärast on nii oluline, miks on konteksti vaja jälgida. Aga miks oli siis see polügaamia siiski lubatud? Miks oli see võimaldatud? Ja ma tean, et on toodud ka näiteid, et kui see oleks olnud patt, siis oleks inimene ju surnult kohe maha kukkunud. Või siis ei oleks vähemasti saatnud neid tegelasi või neid kangelasi mingisugune edu. Me teame väga hästi, et piiblis on üksikud kohad, kus inimene langeb surnult maha. Ja praktiliselt on need enamasti kohad, kus Jahve kasutab mingisugust kollektiivset, siis kas maa neelab neid alla või siis ühesõnaga nad kivitatakse surnuks. Aga peamiselt on see polügaamia lubamisel 3 peamist põhjust. Kõige esimene on kangekaelsus ja mäss toora vastu. Sest kõige esimene toora anti tegelikult juba Eedeni aias. Käsud või siis seesama juhised anti juba Eedeni aias. Ja ta hoiatab, ta räägib oma rahvaga pidevalt kogu selle 40 aasta jooksul, kui nad kõrbes olid, enne seda ja pärast seda, et te olete kange kaelaga, kukla kõõlus. Te olete kange kaelaga. Ja te mässate iga kord, kui nad mässasid toora vastu. Eelmise nädala toora portsjon sisaldas õnnistusi, mis juhtuvad siis, kui sa pead tema seadus ja juhised ja need saadavad, neile järgivad õnnistused. Seal oli nii-öelda nimekiri õnnistustest ja nimekiri needustest. 28. peatükk põhiliselt. Õnnistuste nimekiri on poole lühem, kui on needuste nimekiri. Ja needus tähendab seda, see ei tähenda seda, et sa alati langed koheselt surnult maha. Vaid see tähendab seda, et su elus puudub valgus. On mitmeid erinevaid variante, kuidas, aga kui me loeme needuste nimekirja, siis tegelikult ei räägi seal kohesest surmast,
vaid ühesõnaga see tähendab, et sulle õnnetus järgneb õnnetusele. Ja väga palju just nimelt perekondlikes suhetes. Ja Matteuse 19:4-8 ütleb Jeshua väga selgelt, miks on antud lahutuskiri. Veel kord, lahutuskiri. Mitte ärasaatmine, mitte lihtsalt, et sa ajad oma naise ära, vaid ta ütleb, et kange südame pärast. Aga Bereshit, ta ütleb, et Bereshit, algusest ei olnud see mitte nii. Ehk siis Jeshua konkreetselt igal pool, kus ta ütleb, et algusest ei olnud see nii, siis see algus, see sõna on Bereshit. See on täpselt see sama, millega algab esimene Moosese esimene salm, Bereshit. Ja alati ütleb Jeshua, et sellest hetkest, kui loodi, loomise hetkest ei ole see niimoodi olnud. Väga selge tekst. Lahutuskiri on naisele ära, naisest lahutamiseks on lahutuskiri antud kange südame pärast. See on kõige esimene ja peamine. Miks pärast oli polügaamia lubatud? Selle kange kaela ja mässu meelsuse pärast. Teine, tol ajal, kuna väga rohke ja brutaalne sõjategevus toimus Iisraeli ja teiste rahvaste vahel, siis see tähendas palju surma saanud mehi. See põhjustas niigi rohkema arvuliste naiste veelgi suurema protsentuaalse kasvu võrreldes meestega. Ja kolmas oli see, et patriaalsetes ühiskondades oli vallalisel või üksikul naisel väga raske enda eest hoolt kanda, eelkõige majanduslikus mõttes. Naised olid tihti, harimatud. Ja tolleaegses agraarühiskonnas ei olnud naisel eriti palju muid rakendusi kui majapidamises, milles nad ka olid väga tublid. Ja elatiseks või siis ka nagu kaitseks olid naised enamasti sõltuvad kas isadest, vendadest, nii kui nad olid kui nad olid vallalised. Või siis abikaasadest. Ja naiste arvuline ülekaal oleks ilma abiellumata, ehk siis ilma mehel võtmata rohkem kui üks naine, tähendab seda, et väga paljud oleksid jäänud suurde viletsusse. Ja abielutud või üksikud naised said tihti orjadeks või prostituutideks. Aga veel kord, see on tolleaegne kultuuriline kontekst. Need olid 3 põhjust, miks tegelikult oli lubatud. Ja võiks olla, et 4, mis oli seotud otseselt just kuningatega, see oli ka seotud sellepärast, et kuna sõlmiti poliitilisi liite, et vältida sõjapidamist, ja see võiks olla näiteks ka see põhjus, miks kuningas David, miks tal oli rohkem kui üks naine. Ja loomulikult ma arvan enam kui kindlasti, et kuningas Shlomo ei võtnud endale 700 naist sellepärast, et pidada 700 naaberriigiga rahu. Kindlasti mitte. See oli puhtalt lihalik ja me teame ka väga selgelt, mis lõpuks juhtus. Sellepärast, et Iisraeli 12 suguharu või see Iisraeli ühtne kuningriik rebiti 2 tänu sellele, mida kuningas Shlomo tegi. Ja peamiselt sellepärast, et ta pidas mitmeid naisi. Hadassa, me teame Esteri raamatust, oli üks võõrama kuninga paljudest naistest. Aga see oli lihtsalt üks näide, kuidas need võõrama kuningad, mõjutades Iisraeli rahvast, tõid sisse selle mudeli, et peeti mitu naist. Aga enamus tähendas see seda, et nendel naistel puudusid privileegid, sellepärast, et naine ei tohtinud tulla kuninga palge ette ilma selleta, et kuningas kutsus. Nii et mida rohkem oli naisi, seda rohkem oli probleeme. Ja kuigi Jahve oli algselt toonud monogaamia, jätkus polügaamia praktiseerimine läbi aastatuhandete, kuni varaste prohvetite Jesaja ja Jeremia ja Šajahu ajani, kes tõid sisse võrdpildi monogaamiast kui Jahvest ja tema truudusetust naisest, kelleks oli kogu Iisrael. Sellest räägib Jeremia 3. peatükk, 6-10. Kuningas Joosia valitsuse ajal Jahve ütles mulle, kas sa oled näinud, mida minu truudusetu Iisrael on teinud? Ma andsin truudusetule Iisraelile lahutuskirja ja saatsin ta ära.
aga ma nägin, et tema truudusetu õde Juuda ei kartnud seda. Ka tema läks ja tegi hooratööd, rikkus abielu. Nüüd need, kes pooldavad polügaamiat, nemad on kasutanud seda kirja kohta tõestamaks, et justkui oleksid Juuda ja Iisrael olnud mõlemad Jahve abielu naised võrdsete õigustega samaaegselt ja veel oli 2 naist ja veel oli 2 naise pidaja. Või siis ühesõnaga, et nad olid isegi õed, et 2 õde, korraga 2 naist. Aga see ei ole tõde, see ei ole tõsi, sellepärast et veel kord me räägime, mis asi on vaimne tähendus ja mis asi on füüsiline tähendus, mis on motiiv ja mis on eesmärk. Sellepärast, et kui Jahve andis Taaveti soole ja tema pojale kuningas Shlomole valitsuse terve Iisraeli üle. Põhjakuningriigi kuningad, nad olid enamasti ebajumala teenijad ja lahutuskiri anti just eriliselt sellepärast, et nad olid rikkunud. Ja alati see mõiste just nimelt see hooramine, see ongi kõige sügavamad nii-öelda solvangud või haavamised Jahve jaoks olidki alati seotud selle abielu mudeliga. Selle mudeliga, mida tema oli loonud. Ja tema igavene leping oli terve Iisraeliga, kõigi 12 suguharuga. Ja see on alati nimetatud kui üks Iisrael. See on üks. Ja ta räägib oma naisest kui ühest naisest. Nüüd, kui me vaatame, kus kohas lõpeb segaabielude ja polügaamia tolereerimine, siis ka see on konkreetselt piiblis olemas. See on pärast Babyloonia vangistuse või orjapõlve lõppu. Sest alguses aastal 586 enne meie aega, kui Iisraeli põhjakuningriik Samaria vallutati Assüüria või Süüria kuninga poolt ja pagendati või hajutati üle terve impeeriumi ja nemad ei naasnud, siis aastal 722 vallutas Babyloonia või Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma ja just nimelt siis Juuda, kes oli kõige suurem suguharu. Ja nüüd pärast 70 aastat seda Babyloonia pagendust või vangi või orjapõlve Esra ja Nehemia raamatus räägib ta sellest, kuidas kuningas Koores ajal vastavalt Jeremiia profeteeringule anti võimalus naasta. Ja nüüd tegelikult see tolereerimine, see luba lõppes vangistuse lõpuga. Ja heebrealastele anti võimalus naasta Jeruusalemma, ehitada üles Jeruusalemma tempel. See oli aasta 515 enne meie aega. Ma kasutan pigemini enne meie aega kui enne Kristust. See on tegelikult pigemini korrektsem. Ja see oli aeg, millal Jahve justkui alustas uuesti, olles lasknud oma rahva jõuda selle alanduse ja häbi viimase piirini. Ja see on see au ja häbi mõiste. See au ja häbi mõiste, mis tegelikult oli iidses Lähis-Idas kõige peamine valuuta. Sa olid kas au sees või sa olid häbi sees. Ja nüüd Iisrael, olles saadetud või viidud Babyloonia vangistusse, see oli nende see häbi viimane karit, see tilk selles viimane tilk selles karikas, kus nad olid iseennast häbistanud ja nad olid tegelikult ka häbistanud kõige väelise Jahve nime. Ja see oli see, kui Moshe eestvedamisel väljus Egiptusest suur hulk segarahvast, siis Esra ja Nehemiaga, kui nad naasid, siis need perekonnad ja segaabielud olid sunnitud Toora, tõe ja korra jalule seadmiseks laiali minema. Esra 10. peatükk 9.14 ütleb, ja 9. kuu 20. päeval olid kõik kogunenud Elohimi koja ette väljakule. Siis preester Esra tõusis üles ja ütles, te olete olnud truuduseta. Te olete võtnud naiseks võõrama naisi. Siin on nüüd tegemist küll võõrama, aga samamoodi naisi. Saatke nüüd igaüks oma võõrama naised ära. Ja nende ettevalmistutega sai Iisraeli rahvas võimaluse uueks alguseks naasta esialgse monogaamia abielumudeli juurde. Üks mees ja üks naine vaimus ja lihas üheks saanud. Basar echad. Ja sellest ajast alates ei ole enam mainitud piiblis polügaamiat.
sellest ajast alates. Enne meie 500 aastat. 515 enne meie aega. Ja vaatame nüüd need Brit Hadasha kirjakohad ehk siis uuendatud lepingu, uue lepingu kirjakohad, mis räägivad konkreetselt monogaamiast. Esimene Tiituse 3.2 ja esimene Tiituse 3.12 või Timoteose, esimene Timoteose 3.2 ja esimene Timoteose 3.12. 3.2. Ja esimene Timoteose 3.2 ehk siis teine salm ja 12. salm. Võib ka vahepealt lugeda, aga need on konkreetselt, mis räägivad. Ja ta ütleb siin, ja vanem. Meil on nagu koguduse vanem. Aga siin on lihtsalt vanem. Peab olema ühe naise mees. Teravapilguline, ärksa vaimuga, kaine ja usaldusväärne oma käitumises, kaastundlik võõraste suhtes, õpetav ja kogemusi edasi andev, mitte tülitseja, vaid lahke, mitte rahaahne ja nii edasi. Ehk siis ta peab olema ühe naise mees. Ja samast asjast räägib ka Tiituse esimene peatükk ja 6. salm. Ja kuigi need nõudmised on otseselt antud nendes kirjakohtades vaimsetele vanematele, koguduste juhile, juhatajale, aga kui väidetakse, et need ei puuduta ülejäänud karja, siis on see tegelikult toora vastane. Sellepärast, et kõik vaimsed juhid, kõik autoriteedid, keda läbi terve piibli Jahve on seadnud, on eeskujuks, järgimiseks. Ja ei ole kuskil tooras öeldud, et teie preestrid võite omada seda ja teist ja kolmandat, aga lihtliige, teie seda ei tohi. Või vastupidi teile, kes te tulete sinna koguduse telgi või templi ukse juurde, teie võite teha, mis tahate. Aga kes võtavad vastu seda ohvrit, kes teenivad, neile oli kindlasti kõrgem pühaduse aste, aga seadused, mida Toora on paika pannud, sa pead ja sa ei tohi, seal ei ole tehtud vahet. Kas sa oled preester, kas sa oled vanem või kas sa oled nii-öelda tavaliige. On vahed muidugi naise ja mehe vahel, sellepärast et ta räägib seal nii-öelda menstrueerivast naisest, voolusega mehest ja nii edasi. Need on juba bioloogilised erinevused. Ja samamoodi on olemas ka näiteks eraldi seadused, mis räägivad konkreetselt sellest, kes võtab endale nasiiri vande. Aga see, et kogudusele, ülejäänud kogudusele on lubatud midagi rohkemat või teistsugust, mis on nõutud preestritelt, seda ei ole kuskil. Jeshua tuli, et anda isiklik eeskuju oma õpilastele. Ta ütles, ta veetis 3 aastat selleks, et isiklikku eeskuju anda. Ja kogu selle eesmärgiks on see, et nemad saaksid samasuguseks. Nad ütlevad, te teete suuremaid asju kui mina. Moshe räägib, et tuleb prohvet, kes on suurem kui mina. Ja see tähendab seda, et see ongi see matkimine. Sest et tegelikult meie oleme kutsutud matkima. Jeshua tuli selleks, et matkida isa. Selleks, et tema jüngrid ja kogu Iisraeli rahvas. Sellepärast, et ta ei rääginud mitte ainult 12 õpilasele, vaid kõik need, kus ta läks ülesse mäe peale, seal tuli 1000 kokku. Me teame nendest imedest, mis räägib 5000 mehest pluss naised ja lapsed ja nii edasi. Ja need õpetused, ta ei õpetanud, et midagi erilist on mõeldud neile, kelle positsioon on selline, vaid vastupidi, need ongi need matkimise eeskuju kohad. Need olidki need šlichimid, sest tema ütleb meie tänases Toora kirjakohas või Toora portsjonis, mida me ei jõua lugeda, ta räägib seal konkreetselt 5. Moosese 29. peatükis, ta räägib seda, et kui Moshe ütleb, et ja ma annan kõik need sõnad ja seadused kõigile, kes te siin täna seisate. Aga mitte ainult, kes te siin seisate, vaid ka neile, keda täna siin ei ole. Sellepärast, et nende kaudu, kes te täna siin seisate, kõik need teised, keda täna siin ei ole, need edastatakse. Seesama taevane konstitutsioon, need samad käsud, mida ei ole raske pidada, need edastati. Johannes ja Johannan 17. peatükis Jeshua ülempreesterikus palves, ta ütleb väga konkreetselt, et ühesõnaga ta räägib seal nendele jüngritele, ta räägib juutidele, ta räägib israeliitidele, kes seal seisid. Ja ta ütleb, et mitte ainult teile, vaid kõigile neile, kes teie kaudu tulevad sisse lepingusse. Ka neile kehtib see.
sellepärast, kui ta siin konkreetselt ütleb, et olgu see ühe naise mees, siis see on eeskuju, see on midagi, mis kehtib ka kõikidele teistele. Alguses Bereshit. Ja ta ütlebki, et kogu piibel on kirja pandud selleks, et tundma õppida teda, järgida ja matkida teda ning naasta tagasi algusesse, Eedeni aeda, selle esialgse mudeli juurde. Sest et ta ütlebki Matteus 19.8, ta ütles neile, Moshe on teile teie südamekanguse pärast andnud loa oma naisi enesest lahutada, ehk siis anda lahutuskiri ja ära saata. Aga Bereshit algusest ei ole see mitte nõnda. Ja nii nagu ütleb esimene Peetruse 1, Kefa räägib siin, ta ütleb 1.16, ta ütleb, et olge siis pühad, nii nagu Jahve, Elohim on püha. Teiste sõnadega, nii nagu on tema, olge ka teie. Matkige teda. Ja nii nagu ta ütleb, et teie vanemad, olge sellised. Olge eeskujuks. Ja need on siis vaimsed eeskujud, need on vaimsed juhid, need on need sambad, mida tegelikult peab järgima. Ja sellepärast, kui need standardid olid antud juhatajatele, siis miks õpetatakse teistele nii-öelda tavausklikele on antud teised seadused? Me pole keegi tavausklik, meid on kõiki kutsutud. Me mitte ükski meist ei ole kutsutud olema lihtsalt ainult pereema. Tõusma hommikul ülesse, pesema hambad, sööma kõhu täis, minema tööle, tulema õhtul tagasi, väsinud, minna magama, üles tõusma. See ei ole mitte ühegi eesmärk. Ei ole olemas sihukest asja nagu tavausklik, vaid me oleme kutsutud olema valguseks, igaüks meist, teatud omal viisil. Aga meil on antud kõrgem kutse kui see, et sa lihtsalt elad oma elu ära ja kasvatad lapsed suureks. Ja samamoodi räägib Efeslastele 5.22-33. Ta räägib abielusuhetest mehe ja naise vahel ja siin on samamoodi kasutusel ainsuses. Mees ainsuses ja tema naine ainsuses. Ja sellepärast ma kasutan ka seda väljendit basar echad, ehk siis üks liha. Ja see võib tekitada, seda on tõlgendatud valesti. Sellepärast, et sõna echad on nagu looja Elohimi üks peamine iseloomuomadus. Ta on ainus. Ta on üks. 5. Mooses 6.4 räägib sellest. Ta kätkeb endas nagu ühtne olemist, ühtsust mitmuses. Ja see on ka see, et see ei ole see, et ühes, et seal on nii-öelda abielu, mis on 3 isiku vahel. Ei ole, vaid need kõik on üks. Ja mehe ja naise ühtsuse paarilisuse mõte, siin ongi paar, koosneb 2. See on loomise enda muster. Sest kui te vaatate esimene Moosese raamatu Bereshit, esimest peatüki, kuidas on kõik loodud. Ta ütleb õhtu ja hommik, see on paar. Suurem, väiksem valgus, see on paar. Samamoodi taevas ja maa, see on paar. Nii kui taevas, nõnda ka maa. Täpselt nii nagu heebrekeelsed sõnad on maim ja shamaim. Maim on vesi, shamaim on taevas, mis tähendab heebrekeeles nagu vesi. Taevas on nagu vesi. See on taas paar. Loomadest loodi, isane ja emane. Igal nädalapäeval on paariline. Peale šabati. Šabatil on ainult nimi. Teistel kõikide nädalapäevadel on paarilised. 2. Samamoodi, kui Noa läks laeva, siis ta võttis kõikidest puhastest ja roojastest loomadest ühe paari. Emase ja isase. Ei olnud 2 emast ja 1 isane. Et tuleb nõustuda. Ja samamoodi, kui räägib psalm 128, 1-6, mis on tuntud kui õige mehe õnnistus. Ta ütleb, et õnnis, siin on nagu isegi, et nagu õnnelik on igaüks, kes kardab Jahvet, kes käib tema teedel. Sa sööd siis oma kätte vaevast, sa oled õnnistatud, sa oled õnnelik ja su käsi käib hästi. Su naine ainsuses on nagu viljakas viinapuu su määnurgas ja su pojad on nagu õlipuuvõsud su laua ümber. See on tuntud kui õige ja veed kartva mehe õnnistus. Naine on ainsuses ja pojad on mitmuses. Üks naine on sellel mehel, kes kardab ja veed. Ja samamoodi on siin ka kirjakoht
mida uuest lepingust on polügaamia poolehoidjad võtnud endale kinnitamaks. Ta ütleb siin 2. Korintuse 11.2. Sest ma olen armukade teie pärast, jumaliku armukadedusega. Ma olen teid ju kihlanud üheainsale mehele, Messiale, et teid esitada temale kui puhast neitsit. Ja siin on nüüd öeldud, et kui ta räägib, et ma olen teid, et justkui nagu mitu oleks neid. Et ma olen teid mitmeid, teid paljusid naisi ma olen kihlanud ühele mehele. Aga ta ütleb siin lõpus, see on taas, me peame kontekstist alati lähtuma. Ta ütleb lõpus, et teda esitada temale kui puhast neitsit, mis on üks, ainsuses üks neitsi. Ja sellepärast, veel kord, polügaamia on lihalik ja seksuaalne termin. See ei ole vaimne termin. Monogaamia, kus üks naine on ühe mehe jaoks, hõlmab endas mõlemat. Ja sellepärast selles kirjakohas, selles samas 2. Korintuse 11.2, ta ei räägi siin lihalikust, ta ei räägi füüsilisest, vaid ta räägib siin vaimsest neitsist, vaimsest suhtest, vaimsest üks olemisest. Ja teine asi, mis on nagu veel huvitav, on see, et Jahve ei väljenda ennast üldse tegelikult seksuaalsuse kaudu. Ta ütleb, et ta on loonud inimese oma sarnasusse. Me siin üle-eelmisel šabatil rääkisime, mis tegelikult see on olla temal sarnasuses. See tähendab seda, et ühesõnaga sinusse on pandud tema nagu, sa oled nagu varjukuju, sa oled tema varjukuju. Sa väljendad seda. Ja sellepärast ühesõnaga see ei ole üldsegi mitte seksuaalne ega füüsiline termin. Loomulikult ta on loonud mehe ja naise kui kaks erinevat nii-öelda seksuaalset poolust. Aga kui me vaatame, siis kõik need, keda ta nagu keelas isenesele läheneda, seal kohtumistelgis, mis ta andis Mošeele ja samamoodi ka templis, siis need, kes ei tohtinud tema eluasemele, tema nii-öelda ligiollu tulla, need olid need, kes olid rituaalselt ebapuhtad. Need olid menstrueerivad naised, kes olid just alles sünnitanud. Mehel, kellel olid voolus ja nii edasi. Need, kes olid, ühesõnaga, need olid alati seotud millegi seksuaalsusega. Mitte, et nad oleksid olnud patused sellepärast, sest et naine sünnitab, siis ta ei muutu sellepärast patuseks, aga ta ei tohtinud lähendada sellepärast ja ei defineeri ennast seksuaalsuse kaudu. Ta ei ole seksuaalne olend. Ta on vaimne olend. Me oleme vaimses mõttes tema sarnased. Ja sellepärast on Jahve ennast ilmutanud mehe ja naise kaudu selles füüsilises maailmas, et näidata inimesele tema olemuse komponente. Kui naine ja mees abielus saavad üheks, siis nad ongi nagu summa. Nad on seesama paar, mis koosneb kahest. Ja huvitav on ka see, et näiteks Rav Shaul annab ka nagu meelevalla sellele, et naisel on nagu vägi peatada meest lihalike naudingute otsimiseks väljaspool abielu. Ja sellepärast see 1-5 ütleb, aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel üks naine, oma naine, jah, oma just täpselt, ja see on ainsuses. Ja igal mehel või igal naisel oma mees, üks. Mees täitku oma kohustust naise vastu, nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. Ja ta ütleb, et ärge keelake ent teineteisele muidu, kui ehk ainult, siin on eesti keeles ajutiseks, aga tegelikult heebrea keeles on kui ainult kokkuleppel, et koos pühenduda palvetamisele ja paastule. Ka paast oli mõeldud millekski, mida ühiselt viidi läbi. Eesti keeles see sõna paast üldse puudub. Siin on näed, et koos pühendada palvetamisele, aga tegelikult ka paastule. Ja see tähendab seda, et ühesõnaga seksuaalsuhe ja palvetamine ei käi kokku. Kui sa tuled palves tema ette, siis nii nagu kui šabatil, see on niimoodi, et Iisraelis näiteks kui sa tuled šabati, alustad šabatit õhtusöömaale, siis sa ei tohi olla olnud seksuaalvahekorras oma naisega terve eelmise päeva. Sellepärast, et see seksuaalsus ei käi kokku tema olemusega.
Ta on küll meid loonud meheks ja naiseks ja ta on ütelnud, et saagu teilt palju ja loomulikult teistmoodi ei saagi palju, kui sa oled ühesõnaga seksuaalses suhtes, aga see ei ole tema loomusele omanik komponent. Sellepärast ta ütlebki, et kui te tulete palvetama, siis jätke see kõik, see seksuaalsus, see vahekord, isegi kui see on abielu sees, jätke see nüüd kõrvale. Tulge eraldi. Kui te paastute, samamoodi jätke see kõrvale. Ja pärast seda, kui te tulete, siis tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusatada teie taltsutamise kaudu. Ja siin ongi nagu ühesõnaga need, et ka 1. Korintuse 6, 15-17 annab Rabbi Shaul ka selge kirjelduse homoseksuaalsuse või lesbilisuse hukkamõistmiseks, mis on samamoodi seksuaalne vahekord iseendaga või samasoolise inimesega. Iseenese rahuldamine. Aga nüüd, kui me hakkame siin natuke lõpupoole tulema, siis kui vaadata 1. sajandi näiteks tarkuse kirjandust ja juhiseid Iisraeli ühiskonna jaoks, isegi Talmud, mis on suuline traditsioon, isegi Talmud ja Mishna, mida ei soovita ühelgi messiasse usklikul väga sügavuti uurida, aga isegi Talmud, et mida rohkem on ühel mehel, kui mehel on rohkem kui üks naine, siis see toob sisse tüli ja nõidust. Ja mitmete 1. sajandi juudi rabide lood, mis räägivad perekonnasuhetest, annavadki tunnistust sellest, et neil ei olnud mitte kellegil rohkem kui üks naine. Me lisaks sellele ka välispidiseid allikaid, siis ühesõnaga juutidel ei olnud rohkem kui üks naine. Ja on teada, nii nagu me tõime näiteid Shlomost, Salomonist, Taavetist, kõikidest, et kui on rohkem kui üks naine, siis ei oldud õnnelikud. Naised olid omavahel konkurendid. See on lihtsalt juba loomisest sisse pandud, et sa võistled kas oma laste heaolu pärast. Sellepärast, et loomulikult naised tõid need oli erinevad lapsed. Samamoodi võisteldi mehe tähelepanu pärast. Majandusliku toetuse pärast. Ja see on täiesti normaalne ja inimlik, sellepärast, et ei ole võimalik, et kaks naist, kes on täiesti eraldi, et nad, see on minu arust nii iseenesest võidetud. Ja sellepärast näiteks see on 1. sajandil, vaid see oli vist 2. sajandil, kuulutasid siis juudi koguduse sajandil. Ja hiljem nad migreerusid Euroopasse ja nendest saidki tegelikult nimetatud Ashkenazi juudi kogukonnad. Ja see keeld on kehtiv tänapäeval Iisraelis. Seda peetakse enne kuulmatuks Iisraelis, et ühel mehel on rohkem kui üks naine. Kes tõi meile Toora? Kelle käest me oleme Toora saanud? Me oleme selle saanud Iisraeli käest. Sellepärast kõige parem näide ja mudel tänapäeva Toora järgimisele on seesama Iisraeli ühiskond. Ja seal ei ole polügaamiat. Ortodoksete, religioossete juutide perekonnad on nii palju lapselised. Neil ei ole vaja rohkem kui üks naine selleks, et kasvatada üles ja sünnitada 10-12 last. Sellepärast see ei ole enam põhjuseks. Ja Sefaraadi juutide hulgas, eriti Põhja-Aafrika juutide seas, oli aeg, kus leidus nagu rohkem polügaamiat ja eriti just Jeemeni juutide hulgas. Aga ka see praktika on näiteks tänapäeva Põhja-Aafrikas ja Ladina-Ameerikas praktiliselt muutunud olematuks. Ma olen vaadanud, et näiteks on säilinud 200 aasta tagused abielulepingud, need nimetatud ketubaks, ja need sisaldavad trahvi ja karistust mehele, juhul kui ta otsustab võtta endale esimese naise kõrvale teise. Trahvi. Ja samamoodi on huvitav, et nende Jeemeni juutide puhul, kes on teinud alijaa Iisraeli, siis veel paar aastat tagasi oli tehtud neile teatud möödus, kuna nende hulgas oli väga palju mitme naise pidamist. Et nad tohtsid pidada maksimum 2 naist, kui nad tegid alijaa ja tulid Iisraeli. Aga nüüd on ka see keelatud. Iisraelis on tänapäeval olemas nõnda nimetatud proforma polügaamia, ehk siis formaalne polügaamia.
ja see on nüüd see, mis tähendab, et kui abielu on lagunenud, see on lagunenud, seda ei saa, ühesõnaga mehe ja naise arvates seda ei saa parandada. Või õigemini pigemini tähendab see seda, et ühesõnaga naine keeldub lahutust andmast. Nagu me siin oleme ennem rääkinud, et tegelikult lahutuskirjaga lahutamine on toorakohane. Mitte ainult hooruse pärast. Ja kui nüüd ühesõnaga sellel mehel on naine, kes lihtsalt ta ei anna lahutuskirja, või mitte naine ei pea andma lahutuskirja, vaid ühesõnaga ta ei ole nõus sellega. Ka siis, kui mees ütleb, et ma annan sulle lahutuskirja, sest see on see, mis on võimalik. Ja kui mees on nagu teinud kõik mõistlikud sammud, et nagu läbida seda religioosselt lubatud abielu lahutuse protsessi ja kui kõik teised võimalused on samuti ammendatud, siis on lubatud, ehk siis see on formaalne. Nad nimetavad seda formaalseks polügaamiaks, aga selleks, et nüüd see ikkagi siis ühesõnaga see abielu saaks nagu lahutatud, siis peab see abielumees saama allkirjastatud selle nii-öelda lahutuskirja 100 rabi poolt. 100 rabi peavad nõus olema sellega ja allkirjastama. Ja kui siis leiduvad 100 rabi, kes selle lahutuskirja allkirjastavad, kes lubavad mehel jätta see nii-öelda rituaalse lahutuse dokument esimese naise kohta, mis annab sellele naisele tunnistust, et ta on lahutatud. Tal on dokument olemas, kuigi see naine ei taha seda. Sellepärast ilma selleta, ilma selle lahutuskirjata see naine ei saa uuesti abielluda. Ilma, et ta pattu teeks. Siis võib see mees uuesti abielluda. Ehk siis tehniliselt, aga võtab judaism seda meest kui abielurikkujat. Kuigi see mees on teinud kõik. Ta on andnud lahutuskirja sellele naisele. Ja kui ta ühesõnaga võtab selle teise naise, siis ikkagi nii-öelda see judaism räägib temast kui 2 naise pidamisest, mis on tegelikult patt. Ja ta ütleb, et ühesõnaga kõige tähtsam on see, et nad nagu lubavad seda ainult sellisel juhul, kui need 2 naist ei ela sama katuse all, kui nad ei ole samas peres. Ehk siis see naine, kellele ta pärast kõikide ühesõnaga asjade läbikukkumist on andnud selle lahutuskirja, see on kuskil mujal, elab hoopis oma elu. Ehk siis nad ei ole kui abikaasad, nad ei ela kui abikaasad. Ja siin on üks huvitav selline tänapäeva judaismi avaldus polügaamia kohta. Ja nad kirjutavad, see on nagu tirtsude söömine. Või siis rohutirtsude, meil on rohutirtsud kirjutatud, aga tegelikult nad on tirtsud. Tirtsud tähendab seda, et erinevat sorti oli neid. Oli igasuguseid kollaseid ja punaseid ja pikemate jalgadega, väiksemate jalgadega. Nad põhimõtteliselt olid tirtsuliste perekonnast, aga nad kõik olid nagu erinevad tirtsud. Ja see tirtsude nagu söömine oli eriti soositud just nimelt Jeemeni juutide hulgas. Ja kuigi piibel otseselt lubab seda tirtsude söömist, siis see ei ole midagi, mida massiliselt tehti. See, kuidas meile öeldakse, et Kastja Johannan, tema sai rohutirtse ja ühesõnaga mets, siis selle koha peal on heebrea keeles ei ole mitte ühesõnaga rohutirtsud, või selle koha peal on tegelikult sõna, mis tähendab see pastinaak. Jah, ta sõi pastinaaki ja pastinaak on üks taim. Ta sõi selle pastinaagi juurt, mitte rohutirtse. Ja siis on see, kui ma loen edasi, tänapäeva judaismi avaldus. See on ametlik avaldus. See on nagu tirtsude söömine, mida eriti soositakse Jeemeni juutide hulgas. See on mingis vormis lubatud tooras, aga kuskil pole öeldud, et see on hea ja kasulik asi. Tirtse ei söö peale Jeemeni juutide ükski teine juudi kogukond ega ükski iisraelne. Ja kuna on olemas mitmeid tirtsude liike, punane, kollane, täpiline, valge, ja pole selge, millised liigid tol ajal lubati tooras süüa, siis erinevalt jeemenlastest, Jeemeni juutidest, ei söö juudid üldse mingeid tirtse. Jeemeni traditsiooni kohaselt tohib süüa ainult neid tirtse, kes tulevad suurte parvedega, aga ei tohi süüa üksikult paiknevaid tirtse. Aga kuna see ei ole otseselt käsk ja sellest ei ole tegelikult suurt kasu, siis nii nagu
nii nagu ka tänapäeva Iisraelis ei ole polügaamiat, see on seadusega keelatud, täpselt samamoodi ei söö nad ka tirtse. Ja lõpetuseks võikski öelda, et Elohim on lubanud mitme naise pidamisel eksisteerida selleks, et anda ajutine lahendus inimese teatud isetegevusele. Ajutine lahendus inimese teatud isetegevusele. Samal ajal pakkudes parimat võimalikku kaitset kõigile ühiskonnagruppidele. Siiski ei olnud see parim. On olemas tema lubav tahe ja tema parim tahe. Sellest räägib ka Jeshua väga selgelt. On olemas nii-öelda midagi, mis on okei, aga on olemas midagi, mis on parim. Siiski ei olnud see parim ega ideaalne uuendatud leping kinnitab seda uuendust. Ja samamoodi, kui me räägime, et on Toora, siis iga kord, kui muutus see nõndanimetatud territoorium, terve 5. Moosese raamat on pühendatud sellele, kuidas Moshe loeb kõik Tooras antud seadused veel kord üle, enne seda, kui Iisraeli lapsed sisenevad tõotatud maale. Sellepärast on teatud tingimused, mis muutuvad sellega. Ja alati, kui siis ühesõnaga kuningad lugesid uuesti lepingut üle, või siis ühesõnaga, kui tuli uus kuningas, siis see ei tähendanud seda, et olemasolev oli muutunud, vaid sinna tulid sisse nagu teatud uuendused. Et teatud seadustele lisandus mingisugune klausel. Nii nagu näiteks Shabbat oli algselt, kui teises Moosese raamatu 20. peatükis, kui ta annab seal Siinai mäel 10 käsku, ta ütleb, et Shabbatit pidage selle pärast, et Elohim lõi 7 päevaga taeva ja maa. Ja see on see 7. päev, millal ta hingas. Siis nüüd, pärast seda, kui Iisraeli lapsed olid välja toodud Egiptusest, siis see sama nii-öelda sinna lisandus väike uuendus või muudatus. Ja ta lisas sinna, et pidage Shabbatit mitte enam sellepärast ainult, et Elohim lõi 7 päevaga taeva ja maa ja õnnistas seda, vaid pidage sellepärast, et ta tõi teid välja Egiptusest. Ja samamoodi, nii nagu kui me räägime sellest nii-öelda uuest lepingust, siis see on uuendatud leping. Ja seal toimusid teatud asjad, mille nii-öelda Jeshua ei muutnud Toora seadusi, aga ta viis selle tähenduse sügavamale. Ta viis abielu rikkumise tähenduse sügavamale. Ja see ongi nüüd silmas peetud, et ühesõnaga, kui selle nii-öelda esimese või vana lepingu ajal Jahve tolereeris, ta lubas mingisugust asju, nagu näiteks see sama polügaamia, mitmenaise pidamine, siis selleks olid nagu teatud põhjused. Aga nüüd, kui tuli Jeshua, siis ta ühesõnaga uuendas, ta tõi sellele mingi uue nüanssi juurde ja ta ütleb ühesõnaga, et kui varem oli see, et abielu rikkumine tähendas ühesõnaga füüsilises mõttes nii-öelda seksuaalvahekorda, aga ta ütles, et nüüd, kui te vaatad kas või himustades teise naise peale, siis oled seda juba rikkunud. Ja see tähendab ka seda, et see algne on taastatud. Ja see ongi nagu see, et Tooras ei ole ühtegi konkreetselt käsku, et sa pead võtma endale rohkem kui üks naine. Ja sellepärast ongi suur vahe, kas ta on ühesõnaga Toora käsk või see on tema lubav, mingisuguseks ajaks lubav tahe. Ja enamus tänapäeva ühiskondades ei ole enam vajadust selles võtmes polügaamia järele. Sellepärast, et inimene või see naine, üksik naine on võimeline enda eest hoolt kandma. Nii materiaalses mõttes ennast kaitsma tihtipeale paremini kui mees. Ja seega see kõrvaldab tegelikult piibelliku polügaamia ainsa lubava positiivse efekti. Ja polügaamia ei too au Elohimile ega ole ka tema algne abielu täiuslik mudel. Ja meid on kutsutud naasma algusesse. Meid on kutsutud naasma sellele, mis on tema parim ja täiuslik tahe. Ja sellepärast veel kord ma tahan öelda, et nii nagu alguses tema on echad, nii on ta ka loonud mehe ja naise selliselt olema. Üks naine ühe mehe jaoks. Ma soovin teile jätkuvalt Shabbatit, kes Shabbatit peavad ja shalom. Ja ma lülitan välja, jah? See juba läks ise kinni. Lõppes ära juba. Siin oli low battery. Low battery on poole pealt kinni. See lõppes ära siis.